Ilmusid uued šokeerivad üksikasjad tulistamise kohta, mis toimus Kiievis 18. aprillil, kui relvastatud mees avas esmalt tänaval möödujate pihta tule ja võttis seejärel supermarketis mitu inimest pantvangi, mille tulemusena spetsiaalüksus Korta hiljem likvideeris. Ja täna. Ukraina siseminister Ihor Klimenko rääkis, et pärast tapja likvideerimist konfiskeeritud telefon osutus peamiseks võtmeteguriks 18. aprillil Kiievi Holossiivi rajoonis toimunud terroriakti mõistmisel. Sest selgus, et tulistaja salvestas kogu aeg heli alates kodusest tülitsemisest kuni esimeste laskudeni. Ja selle vestluse põhjal sai täiesti selgeks, miks ta tule avas ja mis oli tema sellise ebastabiilse käitumise põhjuseks. Veelgi enam, siseministeeriumi juht mainis täna samuti üht väga olulist ja tundlikku küsimust, mis praegu paljusid muretsema paneb. See on lugu sellest, kuidas patrullpolitseinikud põgenesid tulistamise kohalt Kiievis. Ja nüüd rääkis Klimenko, kes need patrullpolitseinikud olid, miks nad nii käitusid, kuidas tema sellesse suhtub ja mis saab edasi patrullpolitseinikega. Ja veel üks asi, mida tasub selles saates mainida, see juhtum, see terroriakt tõstatas selle küsimuse uuesti ja muutis selle taas aktuaalseks. See on küsimus tsiviilisikute relva omamise loa kohta. Ukraina siseministeerium on valmis tsiviilrelvade seaduse vastuvõtmiseks. Järgmisel nädalal peaksid algama konsultatsioonid rahvasaadikutega. Seda ütles ka Klimenko. Üldiselt räägime nüüd kõigest sellest järjekorras. Tapjalt pärast tema likvideerimist konfiskeeritud telefon osutus peamiseks võtmeteguriks 18. aprillil Kiievi Holossierski rajoonis toimunud terroriakti mõistmisel, sest tulistaja salvestas kogu aeg heli, alates kodus puhkenud tülitsemisest kuni esimeste laskudeni. Sellest rääkis siseminister Igor Klimenko. Ja tema sõnul oli naabrite vahel pikaajaline konflikt. Tulistaja elas 5. korrusel ja oli juba ammu tülis 6. korruse naabriga. Sel päeval puhkes nende vahel taas tüli ja see jäi viimaseks. Esimesed lasud kõlasid juba tänaval. Mees tulistas trauapüstolist, seejärel läks tagasi korterisse, võttis karabiini, süütas oma korteri ja läks tänavale. Kui uurijad võtsid selle tulistaja telefoni, nägid nad, et ta oli kogu aeg heli salvestanud, diktofoniga. Ja nagu ütles Klimenko, see andis võimaluse minuti haaval aru saada, mis seal toimus, kuid aru saada, mida täpselt ta sisse rääkis, on äärmiselt raske. Tagasi. Salvestisel on segu katkendlikest fraasidest, mis ei moodusta ühtset sidusat teksti. Seetõttu tekivad küsimused tulistaja vaimse seisundi kohta. Mida siis sellel salvestisel kuulda on? Helisalvestisel on kuulda mitme inimese hääli. Mingil hetkel ütleb üks naistest tulistajale näita relva. Ta vastab. Ma ei võtnud midagi välja. Näidake, et ma võtsin relva välja. Mees, kellest relok hiljem maha lasi, ütleb, sa hakkad mulle midagi rääkima, mingit jama. Ma olin siin, midagi siin parandasin, näitasin initsiatiivi, ole terve. Tulistaja pomiseb edasi midagi mingist direktorist ja Klimenko sõnul nimetas 6. korruse naaber tulistajat nii ning see ärritas meest. Ehk siis ülemine naaber kutsus teda direktoriks. Nagu minister ütles, oli see lihtsalt segu sõnadest, mida ei saa tegelikult millekski kokku panna. Keegi kohalviibijatest ei pidanud vastu ja küsis, kas plaat jäi kinni. Pärast seda avas tulistaja tule. Siin tekib oluline küsimus, miks tulistaja üldse lindistas tülitsemise ajal naabritega heli ja miks ta pärast seda tule avas. Ja nüüd Ukraina siseminister Klimenko selgitas, milleks seda võis vaja minna. Mehel oli varem kriminaalasi paragrahvi 125 alusel, see puudutab kergeid kehavigastusi. Siis lõpetati menetlus, sest pooled leppisid kokku ja tegelikult süüdimõistmist ei olnud. Seetõttu on politseil versioon, et tulistaja salvestas seda tõenäoliselt meelega. Ja nagu ütles Klimenko, tsiteerin, võib-olla ta ei kavatsenudki tulistada. Ta salvestas selle skandaali, et teda hiljem ei süüdistataks kohtus või politseis selles, et ta kellelegi midagi ütles. Aga ta ärritus. Tema sõnul on see lindistusel kuulda. Karabiin, millest tulistas Vassiltšenkov, nii on tema perekonnanimi, oli seaduslikult registreeritud. Ja 2025 aasta detsembris, see tähendab üsna hiljuti, pikendas ta relva kandmise luba. Selleks esitas ta meditsiinilise tõendi, sealhulgas vaimse tervise kohta, erakliinikust. Ja nüüd märkis Klimenko, et tõend on ehtne, mitte mõltsitud, kuid on kahtlusi, kas selles erakliinikus patsienti põhjalikult uuriti. Ja kõik dokumendid on juba menetluse raames ära võetud.
Ja Klimenko ütleb, et selle erakliiniku suhtes on muidugi küsimusi, sest võidi lihtsalt tõend välja kirjutada, raha eest anda ja kõik ja anda see tõend õiguskaitseorganitele, et talle pikendatakse sedasama relvakandmise luba. See on üks moment. Muide, relvakandmise kohta avaldas Klimenko samuti arvamust. Ta teatas, et Ukraina siseministeerium on valmis tsiviilrelvade seaduse ilmumiseks. Tsitaat Klimenkolt. Ma tahan tsiviilrelvade seadust. Relvade liigid, karabiinid, see tähendab jahirelvad, need on siledaraudsed relvad, vintraudsed relvad, kõik see tuleb klassifitseerida. Ja inimene peab läbima koolituse eriti selle relva ohutu käsitsemise kohta. Minister lisas, et jutt käib kogu süsteemi muutmisest kriminaalseadustikus, enesekaitse määratlemisest, lasketiirudest, relvade hoiukohtadest ja nii edasi. Tsitaat. Me oleme selleks valmis. Me oleme valmis selleks dialoogiks. Tahame, et see süsteem oleks olemas, et inimestel oleks õigus relvastatud enesekaitsele. Ja mis kõige tähtsam, et see inimene oleks ette valmistatud. Ja edasi lisas Klimenko, et ta on seda küsimust juba rahvasaadikutega arutanud ja juba järgmisel nädalal algavad konsultatsioonid. Minister märkis, et neid viiakse läbi avalikkuse, ekspertide ja ajakirjanike kaasamisel. Ja lisas, et tsitaat tuleb kuulata kõiki arvamusi, et jõuda tõhusa lahenduseni. Huvitav on ka see, et nagu näete, alles pärast selliseid tragöödiaid muutuvad arutelud relvakandmise lubamise üle taas aktuaalseks ja tõstatatakse uuesti. Vaatame siis, millega see lugu seekord lõpeb. Ja veel üks aspekt, see on küsimus. See küsimus pahandas väga paljusid ukrainlasi. See puudutab seda, kuidas käitusid 2 politseinikku, kes olid sündmuskohal. Ja nagu videost näha oli, jooksid nad lihtsalt sündmuskohalt minema. Seda olukorda kommenteeris ka Ukraina siseminister Igor Klimenko ja siin ma tsiteerin teda. Ta selgitab, et patrullis oli naine, sest seal oli mees ja naine. Niisiis patrullnaine oli sellest meeskonnast, mis jõudis esimesena 18. kuupäeval Kiievi Holossiivi rajoonis toimunud tulistamise sündmuskohale. Ta töötas staabis. See tähendab, et ta oli, ütleme nii, kontoritöötaja. Mees oli teenistuses alates 2024 aastast. Ja edasi toon juba täispika tsitaadi Igor Klimenkolt. Naine patrullpolitseinik, 44-aastane. Ta kuulus patrullpolitsei osakonna esimesse vastuvõttu. Ta osales konkursil 2015 aastal. Ja mees patrullpolitseinik, praegu 27-aastane. Ta tuli politseisse 25-aastaselt. Sel ajal, kui ta tuli, 25-aastaselt oli mobilisatsiooniiga alates 27. eluaastast. Ta lõpetas patrullpolitsei akadeemia ja tuli teenistusse 2024 aasta alguses. Naine töötas staabis patrullpolitsei osakonnas. See pole üldse vabandus. 10 aastaga oleks võinud õppida reageerima. Täpsemalt öeldes peaks juhtkond õpetama ja ette valmistama kogu koosseisu äärmuslikeks olukordadeks. Sest inimesi ei jätku, sest keegi on sõjas. Koosseis ei ole täis. Kiievis on suur mõju, rohkem kui 20%. Seetõttu pandi staabiohvitserid ka nädalavahetustel neisse valvevahetustesse. Nagu ministri sõnul oli esimene kõne politseisse huligaansete tegude kohta. Juba teel olles said need politseinikud teada, et seal toimub tulistamine ja on vilastatuid. Tsitaat. See, kuidas nad sel hetkel käitusid, on suur häbi. 2 täiskasvanud inimest, kes olid andnud vande kaitsta, jätsid selle poisi asfaldile istuma ja jooksid ise minema. Vähemalt oleksid nad pidanud positsiooni võtma. Ja relv lahingu valmis seada. Tuleb proovida tulistajat igal võimalikul viisil peatada, vajadusel ka koheselt likvideerida. Siseminister rõhutas samas, et 2 patrullpolitseiniku põhjal ei saa hinnata kogu süsteemi. Sel hetkel ilmutasid just need 2 inimest psühholoogilist nõrkust. Ta lisas, et mõne minuti jooksul saabusid ka teised patrullid. Kohe tõmmati see poiss eemale ja viidi oma autosse. See tähendab, et edasi tegutsesid kõik professionaalselt, ütleb Klimenko. Samuti tegutsesid kordiohvitserid kiiresti ja professionaalselt. Läbirääkimised kestsid 40 minutit. Tulistaja kõndis mööda poodi ringi, ei reageerinud ja oli ebastabiilses seisundis. Nagu minister ütles, tulistas ta lihtsalt. Ta enam ei ähvardanud, ta ei rääkinud kellegagi, ta lihtsalt tulistas tuimalt. Lõpuks likvideerisid siseministeeriumi eriüksuslased selle tulistaja. Hiljem kinnitas prokuratuur teabe, et selle tulistaja nimi on Vassiltšenko Dmitri Vassiljevitš. Sünniaeg on 21. aprill.
mees sündis Moskvas, tal on Ukraina kodakondsus, varem elas ta Donetski oblasti Bahmutis, kuid hiljem Kiievi Holossijevi rajoonis. Nüüd on uurijad klassifitseerinud Kiievis toimunud tsiviilelanike tapmise kui terroriakti, mis põhjustas inimeste surma. Ja selle terroristi käe läbi on ametlikud hukkunud juba 7 inimest. Jätan siia 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Telli kanal, vajuta kellukesele ja ära unusta vajutada meeldib nuppu. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, olen teie toetuse eest tänulik. Seda saad teha mis tahes annetuse või tasulise sponsortellimuse kaudu, kasutades selle video kirjelduses olevaid linke ja andmeid. Seal ongi kirjas. Toeta Aleksei Betši kanalit. Valige endale sobib formaat või kasutage oma ekraanil olevat QR koodi. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head.